Tere päevast, austatud Narva linna kodanikud! Täna me jätkame traditsioonilise rubriigiga, kus linnapea vastab teie poolt saadetud küsimustele. Veebruari ja märtsikuu jooksul saime meie vähemalt 7 küsimust, mis on seotud omakorda erinevate valdkondadega, aga täna meil on plaanis vastata ainult ühele konkreetsele küsimusele, mis on omakorda seotud linna poolt korraldatavate üritustega, mis meile hakkavad toimuma siis maikuu algusest kuni hooaja lõpuni. Ja rääkides nendest üritustest, meil on traditsiooniliselt siis hooaja algus, mis toimub meil juunikuus, lisaks sellele ka kalurite päev ja silmufestival, mis toimuvad omakorda juulikuu alguses ja septembrikuu lõpus. Ja lisaks sellele meil on ka mõned uued üritused. Meie väike sadam nüüdseks sai valmis ja selle pidulik avamine toimub meil 11. mail ja seoses selle sadama avamisega toimub meil ka väike regatt ja üks teine regatt toimub siis juulikuu lõpus, augustikuu alguses. Ja rääkides linna sünnipäeva tähistamiseks, selle ürituse formaat on meil natuke muudetud. Sel aastal toimub siis päevaprogramm ja eraldi veel diskoõhtu, mis toimub meil rannaterritooriumil ja päevaprogrammist rääkides peaesinejaks on meil sel aastal Uku Suviste ja diskoõhtust rääkides diskoõhturiks on meil linnapea. Ja lisaks sellele linnas toimuvad ka mõned üritused, mis on eraisikute poolt korraldatud, näiteks juulikuu lõpus toimub samuti traditsiooniline East Beach festival, mis sel aastal hakkab käima 2 päeva ja kuhu tulevad esinevad erinevad vene staarid. Ja seoses nende ürituste korraldamisega saime meie teatud küsimused linnakodanike poolt ja mõned inimesed käisid ka minu juures vastuvõttel. Neil on kindlasti ka teatud mured, mis on eelkõige seotud sellega, et kogu see tegevus lihtsalt segab neid, eriti õhtuti ja siis, kui need üritused kestavad ööseni välja. Ja sellest täpsemalt rääkides ma võin nii palju kommenteerida, et aprillikuu jooksul meil toimuvad kohtumised spaade ja hotellide, restoranide esindajatega kohtumised, kus me soovime paika panna kõik need reeglid ning täpsed nõuded. Kui näiteks üritus on ikkagi avalik, siis me lepime kokku, et kaua see võib kesta ja mis tegevused spaade või restoranide omanikud peavad meiega täiendavalt kooskõlastama. Ja need mured, mis olid mulle isiklikult avaldatud ja mis olid seotud konkreetsete hotellidega, seal on juba käidud, meie munitsipaalteenistus suhtles hotellide esindajatega ja ma usun, et edaspidi väga palju probleemi sealt ei tule. Ja kuna kultuuri küsimustega on täna juba alustatud, siis ma soovin ka jätkata ja tänase saate lõpetuseks soovin teid kõiki kutsuda meie Narva-Jõesuu muuseumisse, mis on avatud alates 2. aprillist ja samuti 2. aprillist selle juhtimise eest vastutab Vaevara Sinimägede sihtasutus. Te mäletate, et jaanuarikuu lõpus volikogu poolt oli vastu võetud otsus Narva-Jõesuu koodulu muuseumi likvideerimise kohta ja veebruari ning märtsikuu jooksul on selle kohta üsna palju infot liigunud, et muuseum ei hakka enam töötama, et kinnistu läheb müüki. Tegelikult kogu see info tõele ei vasta ja alates 2. aprillist muuseum töötab ja täiendava info saamiseks te võite rahulikult pöörduda muuseumi juhataja Ivika Maidra poole, kes hea meelega vastab kõikidele teie poolt esitatud küsimustele. Tänan teid ja järgmise korrani!